Osa, koduõudused ja vana maja kutseanna oli juba ammu tundnud seda jahedat hingust oma kodus, mis polnud kunagi olnud lihtsalt kodu. See oli elav, hingav, varjudega täidetud koletis, mis ärkas ellu iga kord, kui päike loojus. Iga õhtu, kui ta proovis magama jääda, tundis ta, kuidas õhk tema toas muutus raskemaks, tihedamaks, justkui koguks midagi nähtamatut ja tumedat endasse energiat. Ta sulges silmad, kuuldes sahinat seintes, kriginõu lagede kohal, hääli, mis ei kuulunud hiirtele ega tuulele. Need olid hääled, mis kõnelesid temaga vaikselt, ähvardavalt. Tema unenäod olid muutunud luupainajaiks, kus varjud tantsisid ja sosistasid tema nime, tirides teda sügavale pimedusse, kus valitses alati lämmatav pimedus. Ühel piinatud õhtul, kui kuuvalgus valas tolmuse valguse tema magamistoa põrandale, otsustas ta, et enam ta vastu ei pea. Ta pidi mõistma. Vana, lagunenud maja linna ääres, mida kõik teadsid kui kummituste maja, kutsus teda. See oli aastaid seisnud mahajäetuna, selle purunenud aknad mustade silmadena tühja pilku heitmas maailma poole. Anna püüdis end veenda, et see on vaid vana vareme, mida keegi ei külastanud, mitte miski muu. Kuid tema sisetunne karjus talle vastu, et see oli lõks, oodates saaki. Osa, kummitusmaja lagunemine ja peegli saladus ta astus üle maja lävepaku ja kohe tabas teda jäine, kopituse ja surmahais. See oli segu tolmast, mädanenud puidust ja millestki muust, millestki orgaanilisest ja külmast, mis tungi sügavale kopsudesse. Õhk oli nii tihe, et tundus, justkui oleks keegi talle rinnale astunud, pigistades hingetoru. Iga samm, mis ta tegi, kajas õõnsalt läbi tühjade ruumide, heli suri aeglaselt, venides õudust äratavalt. Majas valitses täielik lagunemine, tapeed koorus seintelt nagu haige nahk, paljastades hallitanud puitu ja musti plekke. Põrandalauad krigisesid ähvardavalt, iga sammu all andis järele, ähvardades teda neelata. Toasuurused ämblikuvõrgud rippusid laest nagu surilinad, sätendades nõrgas kuuvalguses. Kuid Annat ei huvitanud praegu lagunemine. Tema pilk oli naelutatud koridori lõpus seisvale suurele, nikerdatud raamiga peeglile. See oli ainus ese, mis tundus majas terve olevat, selle sile, mustav pind neelas kogu valguse, justkui varjates saladusi. 3. osa, peegli õudused ja labürintmajja lõksu jäämine. Anna lähenes peeglile aeglaselt, süda tagas rinnus nagu trumm. Kui ta seisis peegli ees, nägi ta alguses omaenda kahvatut, hirmust moondunud nägu. Kuid siis midagi muutus. Peegelpildis hakkasid ilmnema varjud, mis polnud tema omad. Nad venisid ja moonutasid ennast, justkui kerkides peegli sügavusest. Esialgu olid need vaid ähmaste kontuuridega, kuid kiiresti omandasid need selgemad piirjooned, pikkad, kõhnad figuurid, millel polnud nägusid, vaid sügavad, tühjad augud seal, kus peaksid olema silmad. Nad liikusid Anna taga, peegelpildis, vaadates teda teravalt, külma, nähtamatu pilguga. Ta tundis nende varjude hingeõhku oma kaelal, kuigi teadis, et need on vaid peeglis. Kuid kas ikka olid? Hirmust halvatuna tardus Anna paigale, külm higi valgus mööda selgroogu. Ta püüdis end pöörata, põgeneda, kuid ta tundis, kuidas mingi nähtamatu jõud hoidis teda paigal. Kuskilt seest, otse seinte sügavusest, kostis vaikseid, krigisevaid naeruhääli. Need olid laste hääled, ent täidetud iidse kurjusega, mis pani veresoontes tarduma. Varjud peeglis venisid veelgi, haarates teineteisest kinni ja moodustades justkui tantsu. Siis märkas Anna, kuidas üks vari sirutus peeglist välja, selle pikk, kõhn sõrm püüdis tabada tema peegelpildi. Ta rebis end lõpuks lahti, süda tagas meeletult. Ta pöördus, et põgeneda, kuid ukse taga seisis midagi, pimedus, mis oli tihe ja takistav, justkui oleks uks müüriga kinni müüritud. Samal hetkel hakkas maja ise temaga mängima. Seinad venisid ja muutsid kuju, nende pragunenud tapeet liikus ja väändus, justkui tahaks maja hingav organism teda endasse tõmmata. Põrandad kaldusid, koridorid muutusid labürindiks. Ta jooksis, süda valus ja kopsud põlesid, läbi koridoride, mis näisid lõpututena, iga püüdlus pääseda viis teda tagasi samasse kohta. Iga uks, mille ta avas, viis ta tagasi eeskoja pimedusse, kus peegel naeris vaikselt. 4. osa, kelder, põgenemine ja varjude igavene pilk. Lõpuks, pärast tunde, mis tundusid igavikuna, komistas ta suurte, lagunenud treppideni, mis viisid pimedasse keldrisse. Allpool oli sügav, must kuristik, millest õhkus külma ja nisket haisu. Ja seal, treppide all, seisis tema enda vari.
kuid see ei olnud tema vari. See oli pikem, kõhnem, sellel olid teravad, kõverad küünised ja punaselt helendavad silmad, mis vaatasid talle vastu pimedusest. Vari sirutas aeglaselt oma käe Anna poole ja sellel ilmus näole lai, märg naeratus, mis oli täis iidset kurjust ja nälga. Anna karjatus takerdus kurgus. Tema jalad liikusid ise, sunnitud irratsionaalse paanikaga. Ta jooksis tagasi üles, mööda treppidest ja läbi maja, mille seinad nüüd tõeliselt näisid teda ründavat. Iga pragunenud lauatükk, iga purunenud klaasikilt tundus temast haaravat. Ta murdis läbi ukse, mis varem oli olnud läbipääsmatu, justkui oleks maja teda lõpuks vabastanud, et ta saaks veel kord kogeda vabadust enne lõplikku langemist. Väljaspool maja hingas Anna sügavalt sisse ja tundis, kuidas värske ööõhk täitis tema kopsud. Süda rahunes veidi, justkui oleks ta koormast vabanenud. Kuid siis pöördus ta tagasi, pilk naelutatud maja akendele. Ja seal, igas pimedas aknas, nägi ta silmapaare. Kümneid, sadu helendavaid silmi, mis jälgisid teda tähelepanelikult. Need olid varjude silmad, pilk, mis tundus sügavale tema hinge tungivat, öeldes talle, sa ei pääse. Me oleme alati sinuga. Majast kostis nüüd valjuhäälne, kriiskav naer, mis oli segu laste ja iidsete olendite häältest ja mis kostus nüüd otse tema peas. Anna jooksis, kartmata enam kuhugi. Otse pimedasse metsa, hingeldades ja otsides teed välja, kuid pidevalt kostus tema peast vaikseid naeruhääli. Need ei tulnud enam majast, need olid tema enda mõtetes, otse tema aju sügavusest. Tema silme ette ilmusid varjude näod, mis vaatasid tema poole iga puu tagant, iga põõsa varjust. Nad olid talle järgnenud, nad olid temasse imbunud. Kui ta lõpuks, teadmata kuidas, jõudis linna valgustatud tänavatele, tundis ta, et tema mõistus oli juba nii killustunud, et ei osanud enam kindlalt öelda, kas ta on ikka veel elus või on ta juba langenud selle maja varju, mida ta pikka aega pidas pelgupaigaks. Tema keha oli siin, kuid tema hing oli kinni jäänud selles majas, selles varjude labürindis. Lõpptulemusena jääb küsimus õhku, rippudes pimeduses nagu kummitus, kas ta põgenes või on ta juba selle maja ja selle õuduse sisse uppumas, igaveseks lõksus varjude ja mälestuste vahel. Kas me kõik ei ole mitte lihtsalt varjude ja mälestuste lõksus, mis ootavad meid kuskil sügaval meie peas? Võib-olla oli Anna lihtsalt see, kes julges esimesena vaadata peeglisse ja näha tõde, et pimedus ei asu mitte ainult vanades majades, vaid ka meie endi sügavaimates soppides, oodates oma hetke, et meid endasse haarata.